see oli nagu käis hoogtöö korras koolis, umbes õpetajad tulid ütlema, et vot, et sina ja et vot, et tuli selline kuulutus, et teie peate nüüd minema. Tere head podcasti vaatajad ja kuulajad, hakkame jälle toredat ja huvitavat juttu rääkima. Täna räägime Miss Raplamaast ja mitte ainult sellest, mis toimus nüüd natukene aega tagasi, vaid räägime ka sellest, mis toimus natuke kauem aega tagasi. Raplamaal on aastakümneid Miss Raplamaad juba valitud naist, kelles nähakse ilu ja tarkust ja naiselikkust. Aga mida need sõnad siis tegelikult tähendavad? Äkki saame täna seda teada, mis see tähendas 1989. aastal ja mida see tähendas aastal 2026, nii et täna on mul siin kaks väga erilist külalist. Üks neist siis kannab esimest korda ajaloos välja antud Miss Raplamaa tiitlit 1989. Triin Meesit, tervist. Ja teine külaline esindab siis tänast päeva Elina Akatus, Miss Raplamaa 2026. Tere. Tere. Hakkame siin siis koos rääkima või lahti mõtestama, et kas missivõistlus on lihtsalt iludusvõistlus, kas ta oli kunagi lihtsalt iludusvõistlus või siis peegeldus selles, et mingisugune ühiskonna nägemus, et milline see naine siis peaks olema ja kuidas vanasti arvati ja kuidas praegu see asi käib. Ühesõnaga, läheme ajas tagasi ja samal ajal vaatame tänasesse päeva ka. Triin, jõudsid kodus kindlasti mõelda ka nüüd ja tagasi kerida? Natuke ikka, jaa. Millal viimati tagasi kerisid üldse nii kaugele just selle missivõistluse juurde? Vist väga ei ole. Võib-olla siis, kui olen, ema elab mul Raplas ikka ja siis ema on näidanud jälle ajalehte, siis näed, et kui olid missivalimised ja kuidagi need Rapla omad on isegi jooksevad üle-eestilisest pressist läbi. Ma just nüüd viimati nägin Eesti Ekspressis oli kuud ja pääd, et ikka Raplamaal veel missi valitakse, oli kohe esimene seal, et seda oli küll väga armas nagu lugeda. Mäletad ka seda, kui kandideerida nagu otsustasid? Jaa, mäletan. See ei olnud tegelikult niimoodi, et see oli nagu käis hoogtöö korras koolis, umbes õpetajad tulid ütlema, et vot, et sina ja et vot, et tuli selline kuulutus, et teie peate nüüd minema, enam-vähem niimoodi oli see. Mõtle, kuidas see tänapäeval kõlaks siis. Sina, ehk siis teie ei saa. See oleks päris ulme. Tähendab, ma arvan, et osad tulid äkki vist niisama ka, et kuskil nägid kuulutust, aga meil oli küll niimoodi, et ma ei usu, et ma muidu oleks läinud, kui õpetaja poleks umbes öelnud, et kulge, minge nüüd türkud. Ehk siis pigem oli see juhus, mitte selline etteplaneeritud, et nüüd mina kindlasti pean saama ja mina pean osalema. See oli kohe kindlasti juhus. Elina, sama küsimus sulle siis. No minul oli ikka juba see, et lapsepõlvest, kuna ma nägin seda missi karusselli, siis pigem oli see, et nagu tahaks ise ka osaleda. See on nagu seal laval olla, näidata ennast. Ja pigem oligi jah see, et tuttavad ka soovitasid ja lõpuks ma võtsin ennast nagu kokku, et nüüd lähen. Mis sind selle juures kõige rohkem siis köitis, et miks sa tahtsid nii väga sellel konkursil osaleda? No kuna nüüd juba nagu toimusid ka need koolitused, pigem oligi see, et ka enda harimine oli üks suur põhjuseid ja üldse nagu väga suure kogemuse saamine. See julgus, mis siit nagu kaasa tuleb, kõik need uued suhted inimestega, pigem nagu see. Ja sellest, mis siin toimunud on, ütleme nüüd lähiajal, umbes 10 aastat, 9 aastat, no sellest ma enam-vähem nagu tean, et mis see suhtumine siin on või kuidas see Miss Raplamaa siin üles on ehitatud, aga 1989 selle kohta oleks, ma arvan, paljudel väga huvitav midagi kuulda. Ma ise mäletan oma esimest mälestust ikkagi Miss Estonia 1988 oli vist Heli Mets. Just. Kõige esimene. Siis uuesti siis Ja siis ma vaatasin neid, või vaatasime perega kõik koos ja no seal olid asjad ikka natukene teistmoodi. Ma mäletan, et kui laval astus missi kandidaat, siis diktor luges ette ka strateegilisi mõõte samal ajal. Just. Mis on tema mõõdud ja kas ta on ikka nagu õiges mõõdus. Ma ei tea, žürii tegi selle järgi arvatavasti siis mingisuguseid valikuid, et kas mõõdud on proportsioonis. No vist oli tol ajal nii, jah. Oli küll, jah.
täna, kui oleks selles mõttes, kui missi valimised oleks praegu samasugused, kas sa siis oleks kandideerinud ja osalenud? ei. Miks? See paneb pigem nagu selle maailmas nii suure võrdlemise, et sa oled selles kaalus ja sa oled selles pikkuses, et nagu see ebavõrdsus minu meelest ei, see nagu absoluutselt ei kutsuks. Nii et see on ikkagi, õnneks on maailm ikkagi sinnapoole arenenud. Muutunud paremuse poole. Jaa. Aga ütleme siis, kerime jälle aega tagasi 1989. Mis sa sellest veel mäletad, näiteks korraldusliku poole pealt? Klassis siis öeldi, et nii-öelda sina tuled, mis siis sai? Soovitati. Jah, siis oli tookord siis toimus Kehtnasse, Kehtna mõisas. Ja varem korraldas juba seal üritusi, Levispood korraldas Kure Gunnar. Ja tema nagu oligi põhimõtteliselt see üks vedajatest seal ja tema abikaasa ka, nagu kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja aga nende poolt ikkagi see korraldamine ja see oli kõik väga niuke äärmiselt sõbralik ja niuke selline heatahtlik ja toetav ja tundsid ennast ikka väga hästi seal, et see ei olnud nagu midagi niukest, et peaks kartma või pinges olema, et palju see ettevalmistus siis aega võttis või mida tegema pidi siin täna on missi koolid ju kestavad siin kolm kuud, jah? Minu meelest oli niimoodi, et oli kokkusaamine äkki sügisel kõigepealt ühe korra niuke vestlus ja siis hiljem siis tulid äkki mingid proovid ja asjad, aga midagi sellist suurt nagu ei olnud, et mingeid eelüritusi või seda nagu ei olnud, et küll käisime nagu proovimas ja harjutamas, et seal, kes seal kõndi harjutas lava peal ja minu meelest, kas me äkki pidime mingit luuletust lugema, mul on nagu meeles midagi. Ja. Päris huvitav, jah? Kas, kuidas meedia huvi tollal oli vist nüüd Rapla missiga seoses just, et Miss Estonia oli justkui käima lükatud, et sealt seda huvi tuli ka või? No äkki pisut oli, aga mitte ülearu palju, et ega ei olnud ju neid väljaandeid ju nii palju nagu praegu on. Aga kas ma eksin, et sellel ajal justkui igast maakonnast läks parim esindama Miss Estonia konkursile? Sina käisid ka siis? Ja Mari-Liis Ilover käis ka. Ja sealt Mari-Liis läks edasi ja minule siis öeldi, et mina olen liiga lühike. Ehk siis sa võitsid Miss Raplamaa konkursi ja ei pääsenud edasi ja edasi pääses siis Princess 1. Ja, just. Esimene Princess pääses edasi, kuna sina ei olnud piisavalt pikk. Just. Kõlab huvitavalt, eks ole, Elina? Väga huvitav, jah. Aga tollal vist olid sellised, elu oligi selline, et ega sa ei pannud siis ju pahaks ka, ju siis on nii. Ei üldse ei pannud. Täna tuleks sellest suur skandaal, ma arvan. Väga suur. Et üldse ei pannud. Mida siis tookord hinnati, seal olid mingid voorud kindlasti, eks ole, nagu ikka, mingi vestlus või... Jah, vist oli mingi väike vestlus oli ka. Ja jah. Kõndimine. Trikoovoor loomulikult. Jah. Ja siis mõnele küsimusele vastamine. Just. Kus siis vanasti ma mäletan, tehti sellest natukene isegi sellist pilkavaid lugusid, kus missid siis kas siis Eestis või kusagil välismaal vastasid ikka küsimustele, et sooviks maailma rahu ja kogu lugu. Eks see tundus nagu selline banaalne kunagi, aga praegu tundub, et kui sedasi vastaks, siis see oleks päris sügavmõtteline vastus, eks ole. Aga ma vist pean seda ütlema, et see esimesed aastad olid ikkagi, ja meie esimene aasta oli ikkagi väga hästi meeldiv oli see suhtumine. Et siis ei olnud nagu sellist, see oli ikkagi nii uus asi ja kuidagi seda võeti väga positiivselt. Vähemalt mulle endale on selline mulje jäänud. Võibolla seal aastatega edasi läks see natukene nagu, nagu kaotas oma taset või ma mõtlen just, mitte Rapla ei kaotanud võibolla taset, aga just see üleriigiline, et mingi moment natukene muutus see kogu see. Mida siis sinu arvates hinnati seal omal ajal? Võitsid Miss Raplamaa tiitli, mille eest sa selle siis enda arust võitsid? Mis tunne siis oli? Kas ma olen nüüd kõige ilusam või kõige targem või kõige vist natuke õigem? Ikkagi oli see, kuidagi see välimus ja äkki oli tol ajal see natukene see
võib-olla jälle mitte see Rapla oma ei olnud nii, aga noh, niimoodi üle-eestiliselt oli ikkagi kuidagi see välimus oli nagu kõige, et ja kes siis oskas võib-olla ennast kõige paremini nagu Elina, mis sa arvad, mille järgi nüüd tänavu missi hinnati või miks sa võitsid näiteks, oled mõelnud? Ma arvan pigem just see talendivoor annab väga palju nagu tõstab seda nagu üles ja samamoodi see, et kuidas sa nagu laval paistad silma, et kas sa nagu naudid, kas sa naeratad. Et pigem ongi see, et su lavaline olek, ma arvan, kõige rohkem. See kuidagi vist mõjub seal koha peal teistmoodi jah, sest et ma olen ka aastaid teinud missi kandidaatidega siis intervjuusid suhteliselt hästi nagu tuttavaks saanud. Nagu lava peal hakkavad hoopis mingisugused muud asjad juhtuma, seal näed juba pilgust ära või kõnnakust, kes on ikkagi enesekindel ja kes millegi, kuidas hakkama saab, jah. Aga see talendivoor on ka üks selline suur asi, jah. Et sinul oli seal talendivoorus päris uhke etteaste ja see ei tähendanud seda, et sa aastaid teinud, vaid sa õppisidki selle jaoks selle selgeks. Ma õppisin selle jaoks selle selgeks, jah. Ega seal vist kerge ei ole neid talendivooru mingisuguseid ettevõtmisi valida, sest et esiteks, noh, vanused on seal 16, 17, 18, 17 kuni 21, no mis talenti võib-olla siis polegi võib-olla veel välja arenenud, eks ole, mingi asi meeldib, et selles mõttes ma ei tea, kuidas seda vooru peaks nagu siis kuidagi nimetama, aga enamus on seal ikka selline laul ja tants ja no kõik lähevad vaata kindla peale välja, et kui juba väiksest peale oled harjutanud, oskad seda, siis sa näitadki seda, mida sa nagu õppinud oled elus, millega sa hästi hakkama saad, millega sa enesekindlalt tunned ennast. Oleksid võinud ka äkki lihtsalt tantsida või laulda, mitte lihtsalt, mitte seda nüüd alaväärtustada, aga oleks võinud midagi kergemat valida? Ei, kindlasti oleks, aga pigem kuna ma juba teadsin, et alguses me teadsime ja nagu rääkisime, mis keegi teeb, siis pigem oligi see, et kuidagi nagu eristuda, et ka rahvale nagu midagi huvitavat pakkuda laval. Et mitte see, et kõik laulaksid ja tantsiksid. Närv oli ka sees või? Muidugi. Korralik, jah? No ikka natuke oli, jah. No oli näha ka lähikaadreid saagimisest, seal küll mingit kätevärinat ma ei näinud. Aga kui seda lähikaadrit vaadati, siis see pink ikka tuli ikka vigadega. No ja ma ei kujuta ette, kas ma saaks või kes see saaks selle nüüd ilma veata seal valmis saetud, eriti kui kogemust ka veel üldse ei ole. Kuidas pingega lood olid, Triin, omal ajal? Ma pean ütlema, et mitte väga hullusti, et ma olin aastaid teinud võistlustantsu. Et lava või noh, ütleme esinemiskogemust oli päris palju. Ja siis mul vist oli vahetult enne, mäletan, et mul oli kerge niuke, ma ei tea, kas mingi viirus, mul oli nagu veidi palavik, kui see võistlus oli ja siis ma olin nagu kergelt uimas ja mul nagu väga ei papistanud midagi. Et selles mõttes ei olnud, jah. Mis ilus naine tähendab huvitav? Väga hea on siin arvamusi kuulata, kui peaks lihtne küsida, eks ole, kes on ilus naine? Väärtushinnangud on, ma loodan ja eeldan ikkagi aastakümnetega nüüd muutunud. Et kui peaks nüüd siis ütlema, kes on ilus naine, mille järgi seda peaks nüüd hindama siis? Ma ei tea, kas ma tohiks nii öelda, et aga ma olen juba nii palju vanam, et ma vist võin öelda, et nii tore on vaadata selliseid inimesi, kes ei ole ennast väga tuuninud, et näed sellist loomulikku ilu ja ilu on alati vaataja silmades. Ja ma pean ütlema, et seda jääb järjest vähemaks ja nii tore on vaadata üks päev eile. Istusin autoroolis ja inimesed läksid üle tee ja üks pikajukseline noor naisterahvas läks niimoodi kergelt hüpates juuksed lehvimas üle tee, et küll oli armas, et selline ilus loomulik. Ja kui natuke seal sees ka midagi sul on veel, et noh, siis on täitsa tore. Ilus naine, kes on? Kirjeldaksid samamoodi või sa mõtled võib-olla hoopis teistmoodi, Elina? No tegelikult mõttekäik on isegi jääb suht samaks, aga ongi pigem jah see, et sa tunned ennast enesekindlalt ja et su väärtused ongi nagu õiges kohas, et sa hoiadki seda nagu, mitte nagu inimlik on nagu vale sõna, aga ongi jah see, et nagu neutraalsust, et sa ei paneks endale nagu hullult mingi
pikad küüned ja kunstripsmed ja süstid ennast igalt poolt, et pigem hoidagi jah, seda nagu looduse poolt antud seda ilu. Siis kui tiitel tuleb, siis kaasnevad sellega võib-olla igasugused muud olukorrad ka, võib-olla mingisugune surve näiteks või selline mingisugune kohustus nüüd mingisugune olla või mitte, ma ei tea. Tänapäeval on võib-olla surve sotsiaalmeedia, vanasti võib-olla oli surve, ma ei tea, kogukond vaatas või ütles midagi või tundsite, Triin, peale seda, kui olite missitiitli saanud, kuidas see tagasiside oli või tundsid mingit survet või keegi ütles midagi hästi või halvasti? Halvasti ei öeldud, aga ma käisin gümnaasiumis, eelviimane klass oli ja ma sain kooli saadeti mingeid kirju. Ja need olid nagu täitsa südamest ja siirad niuksed, ma olin nii üllatunud selle peale, niuksed meeldivad nagu kirjad, et ainult positiivset sain, keegi ei öelnud halvasti. Ja ma arvan, et mina sellest ka ei muutunud sellest tiitlist, et täitsa tavaliselt läks elu edasi, et oli tore ja väga meeldis see kogemus ja aga pead kuklasse ei löönud, uhkeks ei läinud. Ja ei demotiveerinud see ka, et Miss Estonia konkursile siis ei pääsenud? Ei, pigem mulle sobis nii. Helina, mis sul on kaasnenud selle Missi tiitliga nüüd selle nädala ja natukene peale päevi ajaga? Eks kindlasti on olnud kuulnud seda, et ma ei väärista tiitlit. Et muidugi kõik tüdrukud me väärime seda ja eks on ikka tunda seda, et kes on nagu mitte nagu pahane või nagu pigem ikka natuke seda kulmalt vaatamist nagu on tunda. Aga samamoodi on ka väga palju rõõmusõnumeid ja õnnitlusi, mis on väga tore kuulda. Peaasi, et rõõmu rohkem on. Ei, ma jäin praegu mõtlema, kes need inimesed siis peaks olema, kes seal midagi hakkavad ütlema. Ma ei kujuta ette. Ühesõnaga seda ikkagi on ju? On. Jah, aga see nüüd ei häiri sind nii väga? Ei. Lindi lõikamisi on olnud juba? Mingid lindi lõikamist või pidulikke mingid üritusi ja neid tuleb kindlasti, eks? Kindlasti tuleb. Triin, mäletad, tuli ka seoses Missi tiitliga mingisuguseid kohustusi juurde? Midagi vist oli küll, ma mäletan, Jaani tulel oli kuskil hobuse vankris sõitsin siin mingi, praegu just tuli meelde. Aga ma väga rohkem ei mäleta, neid ikka ei olnud, tol ajal ei olnud ikkagi neid üritusi nii palju, et Aga ei tundnud, et kuidagi stereotüüpidesse oleksid paigutatud selle tiitli eest? Ei tundunud. Ei meenu küll. Lihtsalt ise, olid kooli lõpetamised, gümnaasiumi lõpetamised või kui ma olin veel eelviimases klassis, et siis juhtisime nagu, mind kutsuti, et mina oleks üks õhtujuht või siis aktuse läbi seal teadustaja. Et selles mõttes küll oli, aga selles ei tundnud küll, et mingit survet. Väga kena. Me oleme siin juba natukene aega rääkinud, te omavahel teineteiselt ei taha midagi küsida. Ma pigem tahaks seda küsida, et mis sinu nagu emotsioon oli? Kuidas nagu, kui sind valite? Ega ma ei uskunud, et mina võidan. Seda ma küll see pigem oli ikkagi see protsess, kogu see oli nagu tore. Et kogu see üritus oli meeldiv. Aga et see nüüd minu jaoks niimoodi lõppes, oli ikka väga suur üllatus. Ja ma ei oskagi öelda, mis ma tundsin. Ma mäletan, et mul ema-isa ei tulnud vaatama. Mis asja? Nad ei pidanud seda üldse oluliseks. Nendele nagu meeldis. Isale vist küll mulle tundus, et oli mine, tore. Selle ajastu inimesed, kus mis ei valitud. Aga ma saalis nägin, istus mu vend
ja siis ma nägin küll, et kui ma võitsin, kuidas ta oli väga, selg läks järjest pikemaks, et vend oli küll väga õnnelik minu üle, et noh, see mulle tegi küll rõõmu. Et aga me olime kõik seal selles mõttes, me olime head sõbrad omavahel või nagu selles mõttes sõbrunesime, et meil nagu sellist nagu konkurentsi ei olnud omavahel. See oli ikkagi selline meeldiv üritus kõigile. Kas kuskil 90-ndatel või kas sealt hakkas see konkurentsi jutt kuidagi tulema ja siis ei olnud üldse sellist. Ja mina olen ka küsinud kogu aeg missidelt, et kuidas teil on ja kõik on kogu aeg hirmus suured sõbrad. Kas see on selline fassaad siis või nii peabki vastama või see ongi kõik nii kenasti kogu aeg? Ei, meil küll oli. Täitsa võin öelda. Mina küll ei mäleta, et oleks. Kus teil oli? No meil ei tulnud siukest nagu lähedust üksteisega, aga ikkagi me saime kõik väga hästi läbi ja nagu sõbrad oleme nagu ikkagi. Muidugi meil see oli ka ju, et Mari-Liis ja Meri ja kes me kolmekesi olime, et me olime ju kõik, seal oli veel ju Rapla esimest keskkoolis tol ajal. Et noh, ikka tundsime ju aastaid teineteist juba. Mis siis, et Mari-Liis oli üks aasta vanem aastakäik, eks ole, aga ikkagi teada tuntud juba olime omavahel sõbrad või tuttavad. Ma ei tea, kuidas 89. aastal oli, aga mul tundub juba pikka aega siin viimasel ajal, et ega sinna Miss Raplamaa konkursile nagu võitma ei mindagi ja keegi nagu selle peale ülearu ei mõtle isegi. Pigem mitte. Sa ka ei mõelnud? Ei. Või läksin õhtu magama, mõtlesin, mis oleks kui? Siukest nagu mõtet küll ei olnud. Mina võtsin nagu seda, et kui peaks juhtuma see võit, siis see lihtsalt tuleb lisaboonusena. Mina sellega nüüd küll ei tulnud, et ma pean nüüd võitma kindlasti. Et seda mul ei olnud kordagi. Mis siis juurde tuli, mis see põhiasi oli, mille üle sa oled kõige rõõmsam? Sa kindlasti tead, mis eelmistel aastatel ka toimus, on ju. Aga mis sa siis sealt nüüd juurde said, mida sa tahtsidki saada või võib-olla said isegi üllatuslikult, et näed uus kogemus või uus teadmine millega suhtes? No ega terve see protsess, kõik need koolitused ja väljasõidud ja kõik see nagu andis seda, issand, ma ei oskagi öelda. No igatahes jah, seda nagu emotsioon, et nagu kõik see meeldajamine, enda harimine samamoodi, et pigem oligi nagu see, mille nagu pärast üldse sinna. See lava tundub nagu üsna hirmutav niimoodi sinna peal minna, eriti kui nagu pole seal väga käinud ka, uhke lava ja kas sa arvad, et see sama 3 kuud, mis eelnes, see andiski selle enesekindluse, et seal lava peal niimoodi esineda? Eks natuke ikka. Aga ega see lava kogemus, see oli ikkagi see, et mis nagu oli tegelikult täiesti uus. Me küll Chase ja esinesime inimestele, aga see ikka võrreldes nagu finaalüritusega oli ikkagi midagi rohkemat. Et nii suur rahvamass, kes meid vaatas, pluss teleeeter seal, otseeeter. Et nagu see oli ikkagi midagi muud, aga... Sa olid nagu kohal, et nagu... nii-öelda nautisid nii palju kui saab või sa ei mäleta üldse midagi, mis mina nautisin väga seda. No, minu üks põhimõte oligi see, et kui ma lähen sinna, siis ma naudiksin 100-ga. No mis sina, Triin, küsiksid, mis Raplamaa 2026? Kas sa usud, et sellest üritusest osavõtmine ja selle võitmine, et kas see sulle annab elus mingeid eeliseid või? Eeliseid? Või ütleme, et kas see, et kas see oleks sulle kasuks, eks ole? Eks võib-olla nagu... enesekindlus ja... enesekindlus kindlasti. Aga mõtlengi, et huvitav, et kas... Mingi mõttemaailma nagu ei muutnud ära? Ei, mõttemaailma kindlasti. Nagu enesearengut on nagu iseendas näha. Aga mõtlengi, et kas mingid eeliseid... Või see, et võib-olla kui mõne aasta pärast vaatad tagasi, et sellest, et see võiks olla midagi sellist, mis sa tunned, et see oli väärt tegemist. Ja muidugi see oli väärt tegemist, selles mõttes seda ma nagu ei kahtle kunagi. Ma arvan, et see ongi nagu väga oluline, et... Aga sinu jaoks, Triin, oli ka see kõik väärt tegemist, ehk siis pigem positiivne? Jaa, oli küll. Tegelikult küll nagu väga nagu see mingi enesekindlus igal juhul. Aga mingi oma enda
natuke eneseleidmine võib-olla. Sest ma olin ikkagi 16, ma olin ikka väga noor. Ja võib-olla ma arvan, tänapäeval on 16 on väga asjalikud, et võib-olla ma veel ei olnud nii. Väärtushinnangud on ikkagi selles ajas kaasas käinud, et said 16, käisid trikooga mööda lava, hinnati su mõõte põhimõtteliselt, kas sobib või mitte. Täna, kui sa vaatad, mis Raplamaa üritust, kus ei ole mingisugust trikoovooru, kus ei ole vahet, kui pikk sa oled või palju sa kaalud, see on ju okei kõik, nii peakski olema. Jah, ma arvan küll, see ei tuleks nagu teistmoodi nagu praegusel ajal vist kõne allagi. Ma küsiks siis niimoodi, et selliselgi kujul, nagu nad praegu toimuvad, kas need on ikkagi tänapäeval üldse mingisugused asjad, mida peaks korraldama. See on selline tüüpiline arutelu, mille üle ikka arutatakse, et miks peab valima ja miks peab hindama ja kas siis peaks või ei peaks, mis sina arvad? Aga ma mõtlen, et kui tüdrukud tahavad tulla ja neile meeldib, et äkki siis ikkagi võiks teha. Ja kui see on nii kaunilt nagu korraldatud siin ja aastaid juba ja nagu panustatakse ja peetakse nagu väga lugu sellest, et siis miks mitte? Ei pea ju kõik olema nagu, kõik ei pea ju maha tampima kõiki asju, et nii tore, kui ikkagi juba see, et inimesed viitsivad nagu korraldada selliseid üritusi, et minu mõttes see on väga tore. See on veel ekstra teema, need korraldajad, kes panustavad. Nii palju vaeva, eks ole. Ja siis nii tore, kui ikkagi tulevad tüdrukud kohale, kes ka nagu annavad endas kõik. Ja ega seal polegi midagi kahelda, kui täna ei tulda enam klassiruumi ja öelda sina, lähete võistlusele, vaid tegelikult antakse võimalus ja ma saan, et järjekord on ukse taga endiselt. Jaa, sellel aastal oli 24 tähtjat. Issab, kui vahva. See on ju vägev. Nii et soovitate mõlemad, et see üritus peab olema juba naise enesekindluse jaoks. Miks mitte, jaa. No võt siis selline lugu. Mõnele noorele naisele Raplamaal väike soovitus ka siia lõpu või? Kui me räägime naisest ja naiselikkusest ja siuksed mõnusad filosoofilised küsimused, kuidas annab kuidagi vastata. No mina soovitaksin hoidagi enda seda enesekindlust, arendada ennast ja hoidagi nagu ma läks mõte nüüd jooksma. Sa võid rääkida? Olen nõus. Ja nüüd ütlen niimoodi enda erialaselt. Olen treener Pilatest, erinevaid tunde annan. Ja ikka oluline ükskõik. Oled noor või vana mees või naine, liikumine. Ja siis läbi selle liikumise ja enesetreenimise tuleb see heaolutunne ja siis vaatad peeglisse, tunned ennast hästi ja siis tahad võib-olla panna ka ennast ilusti riidesse ja siis tuleb see enesehinnang tõuseb, meeleolu kõik. Ja see on kõik üks tervik, eks ole, ja siis võib-olla sa tahad koolis paremini veel õppida ja tunned ennast hästi ja siis sul on kõik teed valla. Ja me räägime põhimõtteliselt siin praegu ju X-generatsiooni esindajaga, Z-generatsiooni esindajaga, ehk siis ma ei tea, tundub, et nõuanne noorele naisele on päris keeruline, et selline nutiajastu, et nagu see telefoni keegi ära ei võta, eks ole, aga ma ei tea, siis millega peaks siis tegelema, et oleks hästi, oskad mulle soovituse anda? No mina soovitaks ka treenida ennast. Füüsiline aktiivsus siis nagu? Jah, füüsiline aktiivsus on minu meelest väga oluline, sest see hoiabki sind just rõõmsana ja see nagu sa ütlesid, see tõstab enesekindlust väga palju. Ja see, kui sa oled füüsiliselt, kõik see, mis sa vaimselt teed, pead sa võrdselt tegema füüsiliselt, et sa lihtsalt vaimselt läbi ei põleks. Et ma ei tea, kui ma praegu noori vaatan, mida kõike nad peavad oskama, eks ole, kõike teadma, et siis ainuke ongi, et sa paned seal kõrval täpselt sama palju seda füüsilist, et ei põleks läbi ja ei tuleks stress, ei tuleks lihtsalt erinevad generatsioonid peavad vist stressiga erinevat moodi tegema, sest põhjused on erinevad, mille pärast see on.
Noh, nüüd läksime küll missivõistlustelt kuhugi kaugele ära, aga mis seal ikka siis, nüüd me lähemegi missivõistlustelt natuke eemale ja kas sa juba tead, Helina, äkki uudiseid või midagi, kas järgmisel aastal on ikka kindlasti kõik toimumas või? Seda kõik ju ootavad, et ikka midagi tuleks. Ei ole veel kindel, aga käivad jutud, et võetakse üle. Nii et on uusi korraldajaid leida? No loodame. No super, äkki Triin tuleb, paneb ka käe külge. Nad ei tea seda lubada. Mine tea, igal juhul loodame, et järgmisel aastal see ka toimub ja ma olen üsna kindel, et toimub. Nii et aitäh teile tulemast ja aitäh. ilusat elu. Nii tore oli.